on selline kummaline asi, et mina pean selle ürituse siin avama, aga tegelikult see ajalooseminari, aga eks see ole nagu, võib-olla nagu mingi spordi või teatevõistlusel, kus ankrumehed tulevad alles hiljem, et mina ennast selle ajalooseminari ankrumeheks pidada ei saa. Ja ma proovin võib-olla mõne sõnaga rääkida lihtsalt sellest näitusest, mitte nii sügavuti, sest siin kehtib see reegel, et oma silm on kuningas. Alguse sai see tõepoolest sotsiaalmeediagrupis postitatud fotodest ja nagu sotsiaalmeediale tavaks tegelikult, et asjad on üsna kaootilised, nad ei ole klassifitseeritud, nad kaovad sinna lademete alla, pärast neid mitte keegi enam üles ei leia ja lihtsalt selline mõte tekkis, et kui me nüüd võtaksime välja sealt selle kõige väärtuslikuma ja paneksime selle kõrvuti, et äkki sealt tuleb midagi huvitavat, kogudes sinna juurde veel kõrvale materjali, kogudes nende samade fotode kohta lisainformatsiooni arhiividest, inimeste käest ja nii edasi, siis tulemuseks oligi mingi hulk fotosid ja kuna need inimesed, kellega ma alguses sellel teemal rääkisin, nii kogude omanikud kui ka Ulvi Rantsi siit Rahvamajast, olid hästi positiivselt meelestatud, siis hakkasimegi lihtsalt seda tegema. Tõepoolest, tegelikult, mis on sobivam sellise ajaloo, kohaliku ajaloo sündmuse fooniks või taustaks, kui selle sama paiga ajaloolised fotod. Et selles mõttes on see näituse rakurss ja fookus natuke muutus, aga ma arvan, et need kaks asja annavad üksteisele nagu juurde mõlemad. Tänane Kuusalu vald ja ajalooline Kuusalu kihelkond on enam-vähem üks sama oma territooriumi poolest. Loomulikult mõningate agadega, need agad on ka siin kenasti kirjas, ehk siis meid on mõnevõrra nihutatud. Ütleme nihutatud mõnevõrra ida või pigem isegi öelda kagu poole. Ehk et on üht-teist küljest võetud, mis jääb lääne või pigem nii loode poole ja seest on juurde mõõdetud jälle teises otsas, ehk siis ida konkreetsemalt kagu poole. Selle sama 66. aasta säädusega pidid siis tekkima reaalsed omavalitsused ja neil oli sätitud ka mõningad piirangud, ehk omavalitsuses pidi olema vähemalt 200 meeshingi. See oli nagu nõue, mis tõttu pisevad mõisad. Need üksi üldjuhul ei vedanud välja, aga erandid tehti ka tollal. Ehk mis mõisadesse puutub, siis meie pilt oli teada nii. Nimelt 4 suurt mõisa, mis moodustasid pikki aegu terviku, ehk nõnda nimelt Kolga majorat, ehk siis Kõnnumõis, Kolgamõis, Loomõis ja Kiiumõis. Kes veel mäletab ja me mäletame enamus 90. algust, siis oli veel selle koha pealt tore aeg, et jah, õnneks oli just tulnud välja värske kohaliku omavalitsuse korraldusseadus, eks see sama 93. aasta juulis. Aga üldiselt ega see seadusandliku poolega Eesti Vabariigis oli väga hõre. Et mingid venkuaegsed asjad nagu toimisid ja nagu ei toiminud ja ma usun, et mitte kunagi ei ole olnud Eestis nii vaba aega kui siis oli. Et seda enda peaga nuputamist, mõtlemist, mismoodi on parem sellele kogukonnale, et seda oli suhteliselt palju ja tagantjärgi mõeldes, ega kõige hullemini välja ei kukkunud. Aga mõningad episoodid, näiteks kui olin siis valitud vallavanemaks
siis tuli kokku panna tegelikult siis meeskond ehk vallavalitsus. Ja mäletan, kui läksin koputasin Peep Paabeli uksele. Peep Paabel, Estroni poiss, matemaatik, tähendab rehkendada oskab. Ja mina koputasin ta uksele, ütlesin, Peep, tead, mul oleks vaja finantsjuhti. Peep ütles sellele, see oli ametitel, mul ei ole ka tööd praegu. et saan tulla küll. Ja siis ta küsib, aga mida see finantsjuht peab tegema? See oli ootamatu küsimus mulle. Hetke kosusin ja ütlesin, no ega seal rohkem midagi ei ole, et finants kokku panna. Selle peale mäletab Peebu vastust. Ta ütles, Urmas, kui sa mulle ütled, mis asi finants on, ma teen ära. Kiiu mõis siin selles piirkonnas kuskil on olnud üsna pikki sajandeid. Üks daatum, mida tasub meelde jätta, on 1348. 1348 on ajaloost teada, et siin toimus Harju-Viru seisuste päev. Ja kuskil ei ole küll kirjas, et siin oleks olnud sel ajal mõis. Aga selge on see, et seisuste päeva ei tehtud kusagil suvalises kohas keset põldu. See pidi olema nii-öelda teada koht, kuhu rüütlid oskasid kohale tulla. Kõige vanem ehitus, mida me siin kandis, mis on tõenäoliselt kõige vanem, on Kiiu torn. Et jah, 1517 on see number, mida me oleme nii-öelda levitanud ja uskunud, et see on torni ehitusaasta. Tegelikult Tontere teab, et on arvata, et see torn võib olla ka oluliselt vanem. Et milline see mõis varasemalt välja nägi, ei ole mitte mingeid materjale. Küll on tõsi see, et vanade hoonete puhul on kaks kohta, mis on nagu suhteliselt informatiivsed. Üks on kelder ja teine on pööning. Ehk siis, kui keldris on midagi paika pandud, seda ümber muuta, näiteks võlvitüüpi, on suhteliselt keeruline. Ja siin keldris, kui me näeme keldrisse, me näeme seal 3 sorti lagest. Näeme seal teravnurkvõlmi, näeme silindervõlmi ja näeme raudbetoonlage, mis on tõenäoliselt kas 19. sajandi lõpp, 20. sajandi algus. Miks siia ei tahtnud vald tulla? Et tuli välja, et see mõis on nii nutuses seisukohas, et vald ütles, et me küll ei taha see remontida, see on liiga kallis meile. Suur ja kallis ja ei lähe. Aga kuna kool pressis peale ja tahtis saada neid ruume sealt vallamajast kätte, tervet maja, siis ei olnudki muud varianti, tulegi ära kolida.